21 märts ja väljas on 9 kraadi sooja ning läheb siis täna rehvi vahetuseks, nii et lähevad siit need plekikad alt minema ja valukad alla. Ai, siin on normaalne rooster raisk. Ja siin on ka roosteuiss. Korralikult mullitab. Eks see tuleb ka kunagi ette võtta, siis ära teha. Siin vist on midagi. Ja no ilus. Ei tea, kas see vesi töötab siin või ei tööta veel. Vaatame, kas tuleb siit. Pean ära külmanda. Tundub, et toimib. Väga hea. Siis saab täna autoga veel ära pesta. Just vaatasin videot ka. 15. november oli siis see kuupäev, kui sai talvekad alla pandud. Ja siin tundub, et seda jääkmustrit on siin oma jagu, nii et mis nad on siin R215-45 R16. Oot, need lähevad siis alla. Peab vaatama nüüd, millised ette, millised taha lähevad. Nii, järgmine. Veel üks. Siis on vanad tuleb puhtaks teha veel. See on mõnus mudakiht on igal pool. Eks näha, kas on vaja tasakaalustada ka neid või mitte. Esimese sõidu tuleb ära, siis on näha, kas hakkab loperdama või hakka. Nii. Läheb siis kõigepealt tungraud alla. Ja siis vaatan, kuidas ma selle ära saame vahetada selle rehvi. Siin on vist see märgi koht. Eelmisel kärul olid need kuradi karbid olid nii väsinud, et sellel on veidike paremas seisus. Ilm on hea, päikse käes on päris hea. Vaatasin, tõkist kingad olid ka kuhugi ära kadunud, et panin tavaliselt kuradi kase alud alla. Ei tea, kas lahti ka tuleb see kuramuse velg või tulena. Proovime kõigepealt vaatama, mis toimub. 17 on siin. Kusjuures isegi tuleb. Ei ole väga tugevalt kinni. Valuka lööb kõvemini kinni. Nii. Püstoli ka või? Ja vaatame nüüd. Toimib küll. Ma vaatasin sellel rehvil, mis mul alla läheb, selle kormoran või. Sellel ei olnudki suunda, et see on täitsa suva, kuidas ta alla käib vist. Muidugi eriti lihtsalt tuli see alt ära. Muster on nii nagu ta on, et ilmselt tegelikult tuleks sügisel uued vaadata, et nendel on nagu see nael ka peaaegu kadunud ja ma arvan küll, jah, et need tuleks küll uued vaadata sügisel kindlasti kohe. Mordid on sellised, mis tegelikult võiks kunagi välja vahetada.
aga noh, minu arust on kõige problemaatilisem see kere juures need roostevärgid, et need võiks nagu korda teha. Siis oleks nagu timm. Mis läheb? Läks küll. Nii. Rehv on ka nii nagu ta on. Peaks tegelikult õhku juurde laskma siia raisk. Tead, mis tal see kuradi rõhk on. Nii. Käsitsi üle pea. Hops. Opa. Kuskil pool keeret läheb peale, rohkem ei lähe siia, ma vaatan. Nii, sellega on bueno. Lasen mingi 2,5 atti sisse ka ja siis peaks olema juba hea küll. Niimoodi. Mis meil siin on, parrid on peal, aga 2,4 on 2,5 sisse siia, siis on hää küll. Äkki joob täna veel auto ära ka pesta, siis oleks nagu super. Nii, on siin litak ära kohe. 2,05 näitab, on siin sees. Nii, 2,5 sees. Niimoodi. 2,5 sisse, väga hea. Nii, järgmine, ega siis varsti läheb külmaks ära ja võtame järgmise rehvi. Tervis ei ole ka kõige parem ja see on niimoodi haigena seda kuramuse tööd teha siin kevad tuulte käes. Ma ei tea, kui õige mõte see siin on, aga töö on vaja ära teha ja nüüd on vaja need rehvid siis survekaga seest puhtaks teha, nii et siis saaks nad talveks ära panna. Küll aga tuleb ilmselt see paar rehve siin sügiseks uued osta, nii et sest siin on naelad väljas kõik ja nii edasi, et aga noh, plekkvelg, selle saab ikka puhtaks tõmmata. Kuidagi päev on täna jah kiirelt läinud, et ei jõuagi kõiki asju teha, mis täna plaanis oli. Robotniiduki pesa vaja ära pesta siin, see pealt allapoole siia vett ei tohi lasta. Äkki õnnestub järgmine nädal see ka toimetama panna, vaatame üle kõik need ühendused ja asjad, et kas peab või ei pea. Ja siis aiamööbel veel vaja panna ja niisugused kuramuse aiatööd raisk. Siin on veel vaja pumbajaam tööle saada. Ohoo. Ütleme niimoodi, et talvel mingisugune läbu siia on tekkinud ikkagi. Siia läheb kauss alla ja siis vihmavesi jookseb otse sinna ja siis lööb pumbaga üles siia 1000 tünni ja siit läheb siis otse maa alla ja maa alt siis saab siis kastmisvee. Vot. Aga jah, ma jään nüüd siia välja siis toimetama ja autosid pesema ja tänane niisugune kokkuvõtte, homme on plaan siis
õunapuud ja kõikvõimalikud luuviljalised puud mingisuguse mürgiga üle käia, et ei tuleks neid lehetäisid, nagu eelmine aasta olid. Vot nii, aga ilusat laupäeva jätku. Tšau!